Seekord kalibreerime DJI Phantom 3 kompassi. Kompassi tuleb kalibreerida kahel juhul. Ühel juhul siis, kui me tegime seda viimati kaugemal kui 50 kilomeetrit meie tänasest lennukohast, nagu meil täna tegelikult ongi, või teisel juhul, kui seda nõuab rakendus, siis kui me selle käima paneme. Kompassi kalibreerimiseks valime rakendusest kompassi kõrvalt Calibrate nupu, vajutame sellele peale ja meie käest küsitakse, et kas me oleme valmis alustama. Jah, oleme küll, selleks vajutame OK. Kui me nüüd oleme alustanud kalibreerimist, siis tagumised tulukesed muutuvad selliseks kollaseks ja nad püsivalt põlevad. Kui me nüüd alustame kalibreerimist, siis me tõstame drooni 1,2 meetri kõrgusele maapinnast enda ette ja keerame ennast kellaosuti suunas seni, kuni tagumised tuled muutuvad roheliseks. Need läksidki nüüd roheliseks ja see tähendab seda, et droon tuleb keerata enda ninaga allapoole niimoodi, et kaamera vaataks otse alla ja keerata ennast jälle seni, kuni tagumised tuled hakkavad roheliselt või siis punaselt vilkuma. Nagu võite arvata, siis kui nad vilguvad punaselt, tähendab see seda, et kalibreerimine ebaõnnestus, aga praegu õnneks vilguvad rohelised, ehk siis me oleme valmis lendama. Nagu nägime, on kompassi kalibreerimine tegelikult väga lihtne ning see võttis meilt vaid ühe hetke. Tasub aga meeles pidada, et kalibreerides tasub eemale hoida suurtest metallobjektidest, nagu näiteks suured laohooned või mis tahes muud objektid, mis võiksid olla näiteks tehtud raudbetoonist.